Tere, head televaatajad! Suur rõõm on olla taas siin stuudios Kirkuse kiituseks saatega. Täna saab olema üks väga põnev ja taaskord huvitav teema, aga enne seda ma tutvustan meie tänaseid vestluskaaslaseid. Ja Külvi, nagu ikka oled sina minu kõrval ustavalt siin ja mul on nii rõõm, et sa ikkagi oled, ütlen sulle tere tulemast. Tere! Ja hea meel on, et Kristel Ojasaar on täna liitunud meie vestlusega. Kristel, tere tulemast Kirkuse kiituseks saatesse esimest korda. Tere! Loodame, et see ei ole viimane kord. No vaatame. Vaatame, kuidas meil läheb. Igal juhul meil on suur rõõm, et sa ütlesid jah. Kristel, sa oled väga eriline naine. Sa oled Jumala naine, kes armastab südamest oma issandat. Mul on olnud see suur au ja eesõigus natukene seda näha kõrvalt. Ja ma tean, et sa teenid abikaasaga tulekoguduses. Olete seal olemas ja jutlustamas, teenimas, kaasas, toetamas. Aga võib-olla midagi veel põnevat sinu kohta tahaks ehk televaatajad enne seda teada. Mina näiteks sain ühe sükse põneva fakti teada, et sina oled olnud iluuisutaja ja iluuisutamistreener. Ja. Kuidas selline elu on sul olnud varem, et kuidas sa üldse sattusid sinna maailma? Seda minu käest ei küsitud. Mina olin siis 4-aastane. Ema pani uisutama ja siis ma uisutasin oma 12 aastat vist. Kuni ma olin juba 16, siis ma otsustasin, et nüüd ma olen kõige targem ja nüüd ma otsustan ise ja mina enam ei uisuta. Ja siis ma tulin sealt ära, aga see, ma ei tea, kas see jäi ikkagi südamesse, see uisutamine ja ma tükk aega ikkagi olin seal jäähallis ja siis hiljem ma läksin tagasi ja töötasin treenerina oma 10 aastat. Miks sa selle ära lõpetasid või kuidas su elu siis edasi läks? Sa mõtled sportlase teed. Tippsport on üks väga selline keeruline asi, see on väga-väga raske elu ja kuna ma olin lapsepõlvest saadik uisutanud ja ma ei olnud tegelikult suurt midagi muud näinud kui ainult uisutamine ja siis koolis käimine, siis ma arvan, et see võib-olla see gaas viskas sealt pealt ära. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd hakkan mina elama. Ja siis ma elasin, jah. Hea oleks võib-olla veel nagu teada, et millal su teed Jumala karistusid? Kas sa sel ajal veel ei olnud usklik? Ei, ma ei teadnud Jumalast midagi. Meie kodus Jumalast ei räägitud. Mu vanemad ei olnud usklikud. Aga Jumal tegelikult kutsus mind juba enne kusagil seal, ma olin vist kas 19 või 20, ma puutusin kokku inimestega, kes ikka olid nagu elavad usklikud ja ma kuidagi sattusin isegi ühele sellisele kodupalve koosolekule ja ma mäletan seda, et nemad olid elutoas ja mina olin esikus millegi pärast, ma muud ei mäleta ja siis ma vaikselt seisin seal ja siis ma üritasin kuulata, mõtlesin, mis asja nad teevad seal, aga see oli nii meeldiv, see oli nagu tõsiselt meeldiv, aga ma ei saanud absoluutselt aru sellest. Aga juba siis Jumal kutsus mind, aga päästetud ma sain 26-aastaselt ja täitsa tegelikult ka oma kodus, keegi küll enne muidugi rääkis mulle Jeesusest, meie armsad sõbrad, aga ma ei teinud seda olulist palvet siis sel hetkel, aga ma kodus mõtlesin, ma olin täiesti üksinda ja Jumal äkki ilmutas mulle, ma sain äkki aru, et Jumal on tõesti olemas ja ma nii ehmatasin ära, sest ma ei olnud kunagi enne seda mõelnud, et Jumal on olemas. Ja siis ma äkki sain aru, Jumal on olemas. Nagu siuke kahekõne tekkis nagu vana minu ja uue minu vahel, et mis toimub. Ja, et selline huvitav pöördumine oli nagu minul. Ja see on toonud selleni, et sul on hästi armas perekond, kes kõik teenivad Jumalat, et teil on abikaasaga ka väga armsad lapsed, kes kõik on ülistuses kaasas, koguduses. Me oleme saanud õnnistatud ka nende teenimise läbi, nii et see pärand, mida sina, Kristel, oled juba andnud, on juba kombatav. Ma oleks selles suhtes tagasihoidlik. Ja ma ütlen ausalt, see ei ole võltsalandlikkus. Ma olen ekspert, kuidas kihva keerata midagi. Päriselt ka inimesena. Aga kui Jumal tuleb sisse, siis tema teeb ja kui tema teeb, siis see on alati väga kaunis.
Nii et mina annan kogu au Jumalale selle eest ja see on tõsi, mul on väga-väga kaunis perekond, imeline mees ja väga-väga toredad täiskasvanud lapsed. 2 on juba abielus, mul on 2 lapselast, poisid. Nii et ma olen rõõmus ja õnnelik, tänulik Jumalale. Ja eks see ongi lõppeks ju Jumala töö meis, Amen, eks ju. jah. Mitte see, et keegi meist on kuidagi tublim ja püham, vaid Jumal meie sees on suur. Just. Ja seda me tahame tuua esile siin ka nende naiste lugude kaudu, et me mitte ei too esile naisi kui tugevaid isiksusi või võimekaid isiksusi. Väga raske on samastada väga paljudel meist võib-olla selliste naistega. Aga me tahame kuidagi näha ju seda, et kuidas Jumal tegutseb naiste elude kaudu ja mida kõike suurt ja imelist ja võimast võib ta kokku keerata nii-öelda, sõna otseses mõttes kokku keerata läbi selliste astjate, kes on tegelikult ju ka üsna puudulikud ja vigased ja lihast ja luust naised. Nii et lähme siis tänase loo juurde. Külvi, sa valisid taas kord, ma ütlen, paraja pähkli. Mina ei tea, kuidas sul see lugu silma jäi? Tegemist on ühe naisega, kes päästab terve linna. Ja ma mõtlesin, et see on väärt rohkem kui ühte saadet tegelikult. Sest nagu sa just ütlesid, me ei samasta tihtipeale ennast inimestega, kes päästavad terve linna või päästavad võib-olla terve rahva, terve suguharu. Et ma loodan lihtsalt, et see on selliseks inspireeringuks ja vaimu äratamiseks kõikidele kallistele õdedele, kes täna seda saadet vaatavad. Et kui on koht rääkida, siis tuleb vahel rääkida ja rääkida endast kõvemate ja võimsamate ja jõulistematega. Aga Jumal töötab ka selle läbi, et mitte olla arg. Selle asja juures oli tore avastus minul isiklikult, et piiblis on rohkem kui üks naine, kes on terve linna päästnud. Ja nagu sa ütlesid, et on ka olemas naine, kes on lausa ehitanud linnasid. Et väga-väga põnev on niimoodi kaevata vanades aegades. Nii et me lähemegi tagasi Vanasse testamenti, 2. Samueli raamatusse, kuningas Taaveti perioodi. Ja ega meil see pealkiri, naine, kes päästis linna, me ei teagi sellest naisest tegelikult midagi muud, selliselt me teda täna nimetamegi, aga enne, kui me selle naise juurde jõuame, me peame minema sinna konteksti, sellepärast, et see kontekst on kaunis keeruline, närviline. Me saame aru, et kuningas Taaveti positsioon oli nõrgenenud peale seda, kui tema poeg Absalom oli teinud mässu ja ülestõusu. Seal oli väga palju ilmselt poolte valimisi. Juuda Iisraeli hõimude vahel oli juba tekkinud lõhe kuninga üle, toimusid juba vaidlused, kellele kuningas kuulub ja kes on talle lähemal. Ehk siis olukord oli selles mõttes üsnagi nagu heitlik ja seal juhtus mingeid sündmusi konkreetselt enne, kui me jõuame selle linna ja selle naiseni. Kristel, kuidas sina seda lugu meile kuidagi sisse juhataksid? Ja ma tahtsingi just rääkida sellest, mis juhtus nagu enne seda, kui nad jõudsid sinna linnani, mida siis oli vaja siis nagu kaitsta või kuidagi nagu säästa. Ja kui ma ise lugesin, Külvi, sa kirjutasid mulle, et et vot loe nüüd sealt on nüüd see naine, kes päästis linna. Seal on nagu vist mingi 3 lauset sellest naisest. Ja mõtlesin, olgu nii, et siis et mis me siis nii väga siis tast räägime aga tegelikult see lugu on väga huvitav. Ja kui hakata nagu sealt nagu niimoodi ringiga nagu tulema, vaatama, et kus see nagu kõik oli, siis see on väga põnev ja minu meelest õpetlik ja räägib meile jällegi Jumala suurusest ja tema pühadusest ja sellest, et temal ei ole midagi võimatut. Ja kui meie siin täna ka, kui me anname ennast tema kätte ja kui me otsime teda ja käime koos temaga, siis tema varustab meid selliste asjade jaoks, mis meile endale absoluutselt ei ole kättesaadavad. Ja me ei saa nende asjadega hakkama ja mis on tore, sellepärast, et siis saabki Jumal au endale ja tema ju teeb seda kõike. Ja kas ma võin juba siit hakata juba vaikselt liikuma? Siin oli, nagu sa ütlesid, et oli Absalomiga, oli juba, Taavetil oli juba jant, sellega enam-vähem nad said seal ühele poole, mõned asjad olid veel sättida vaja Taavetil, kuningas Taavetil, aga ja see oli huvitav,
et kuidagi tundub, et see nagu see niisugune mässuvaim oli nagu üleval juba. Just. Aga see, mis juhtus nagu Absalomiga, oli midagi, mis Jumal oli ette öelnud. Noh, kuna Taavet seal kunagi seal kukkus, tegi midagi ja Jumal ütles talle, sellepärast mõõk ei lahku sinu perekonnast või su suguvõsast. Et see oli nagu Jumala poolt lubatud karistusena ja, sest oli üleastumine. Aga nüüd, mis nüüd juhtub, seal tõstis pea üks järgmine inimene ja siin ütleb, kui ma loen kohe siit algusest 2. Samueli raamatust 20. peatükk ja 1. salm ja seal leidus kõlvatu mees Seba nimi Pikri poeg. Ühes teises tõlkes oli troublemaker ehk siis pahanduse tekitaja. Kohe niisugune niru inimene, et kui saab, et siis lähme teeme midagi. Ja mulle tundub, et ta nagu vaatas, et ahah, et see Absalomiga peaaegu juba nagu enam-vähem juba oli see kuninga troon oli juba ohus, et äkki nüüd mina lähen ka ja see mul õnnestub. Juda ei olnud võib-olla väga kursis Jumala asjadega ja kuidas Jumalaga on, et kui Jumal midagi lubab, et see võib nagu sündida, aga kui mina lähen ja teen sama asja, siis ma võin selle eest nagu saada väga kõvasti vastu kas vahtimist või vastu tagapoolt või kusagile. Ühesõnaga, et see ei pruugi lõppeda hästi. Ja nüüd see Pikripoeg Seba siis läkski, tekitaski mässu, hüüdis muidugi kõigile, et meil ei ole osa Taavetisse, kuulus lause ega päris osa Iisai pojas, igaüks oma telki Iisrael. Ja siis läksid kõik Iisraeli mehed Taaveti järel, Pikripoja Seba järele. Et väga ustavad. Nii kui keegi kusagil pasunat puhus, nemad olid läinud. Iisraeli 10 hõimu olid valmis. Mitte nagu 3 inimest või 10 või isegi 100, vaid kellel kõvem hääl oli, see sai nagu endale kohe järgijad. Ja, et see oli nagu päris kõva selline nagu väljaastumine siis kuninga vastu. Ja ma loen 5. salmist edasi. Ja siis vahele, et Taavet oli tõstnud Amasa endale väepealikuks vahepeal. Joab oli kõrvaldatud ja Amasa oli saanud väepealikuks. Ja siis Taavet ütleski sellele Amasale, et kutsu mulle Juuda mehed kokku 3 päeva jooksul, 3 päeva. Ja ole ka ise siin. Ja Amasa läks Juudas kokku kutsuma, aga viivitas üle aja, mis temal oli määratud. Siis ütles Taavet Abisaile, mitte Joabile, Abisaile ütles. Nüüd teeb Seba Pikripoeg veel rohkem kurja kui Absalom. Võta sina oma isanda sulased ja aja teda taga. Anti käske, kuningas andis käsu Abisaile. Mine, võta nüüd sina. See Amasa mingil põhjusel ei saanud selle ülesandega hakkama, kas ta siis ei olnud ustav kuningale, ei tea seda täpselt, me võime ainult arvata. Ja anti see ülesanne kellegile teisele. Aga siin on niimoodi, läheb edasi, et Abisai lähebki ja tema järel väljusid Joabi mehed ja kreedid ja pleedid ja ühesõnaga palju võitlejaid läksid kõik siis taga ajama seda Sebat Pikripoega. Ja kui nad olid Gibeonis oleva suure kivi juures, siis Amasa tuli neile vastu. Ja nüüd on huvitav asi see, Amasa ilmselgelt tuli nende meestega, kes ta siis sealt Juudas siis kokku kogus. Ja seal võis olla tegelikult päris suur hulk inimesi, võitlushimulisi selliseid, et nüüd me lähme ja kuninga eest ja kuninga nimel ja seal on nüüd kohtuvad. Ja siin enam Abisai nime ei nimetata üldse ja Joab on juba võtnud nagu selle juhtimise enda kätte. Ja Joab läheb ja tervitab Amasat. Esmapilgul vaatad väga sõbralikult, ta ütleb, et kas käsi käib hästi mu vend. Läheb ta juurde, aga tegelikult on tal sel ajal juba mõõk käes, et teda tappa. Joabi südames tõenäoliselt oli see, et Amasale anti üle tema kohta ja see kadedus või ütleme see kadedusest tingitud mõrva oli tema südames juba ja ta pistabki Amasa läbi siin oma mõõgaga ja see siis
see kuninga väepealik, kes siis mõnda aega, üsna lühikest aega, aga siiski, see oli tema tiitel, langeb sinna kokku ja tema lugu lõpebki. Nagu väga kiiresti lõppes see. Kas, jah? Ja lihtsalt kurb on nagu mõtelda seda ka, et tegemist on siis tegelikult 2 õe poegadega. Amasa ja Joab olid mõlemad Taaveti õdede pojad. Üks oli ühe poeg, teine oli teise õe poeg. Sugulased ühest perest. Ja, oma perega. Ja selline rivaalitsemine, jah, et Amasale ta oli Absalomi endine väepealik, Joab oli Taaveti väepealik ja Taavet oli lubanud Absalomi surma järel Amasale, et sinust saab nüüd elu lõpuni väepealik ja tuleb sinu oma lähedane nõbu või kuidas neid seda sugulusliini öeldakse. Ja selline julm mõrv, et hästi kurb, et see Taaveti soos selline mõõga tõmbamine oli ühe sellise patu tagajärjel nii mitmeid kordi nagu kordumas. Oli küll, ja kui me vaatame seda lugu nagu edasi, siis hoolimata sellest, et Amasa oli kokku kutsunud need juuda mehed ja nüüd, kui ta siin tapetakse Joabi poolt, siis need mehed ei tee mitte midagi, ei liiguta sõrmegi, et kuidagi seista selle väepealiku eest, kelle järgi nad just tulid välja. Olgu, et see oli kuninga käsk, aga nad ju kellegi järgi tulid, ega siis kuningas ei olnud ju nende ees sinna sõtta minemas. Nad ju pidid olema Amasale sõnakuulelikud, aga nüüd nad seisavad seal kõrval ja vaatavad lihtsalt, käed on kõrval ja vaatavad, ja tõmbleb seal vere sees. Ja siis, ma loen 11. Ja keegi Joabi poistest jäi seisma Amasa juurde ja ütles, kellele meeldib Joab ja kes on Taaveti poolt, järgnegu Joabile. Nii et nüüd siis keegi sulane põhimõtteliselt andis nüüd sealt uued käsud, naks. Et see on nüüd siin surnud, on ju, et mis te siin seisate, et hakake minema, et seal on nagu uus võitlus teid ootamas. Et päris huvitav, et kuidagi see oli nagu ligadi-logadi seal nagu kõik, et ei olnud sellist nagu kindlat sellist juhtimist või juhti, et kes nagu selle mõõga esimesena haaras, see nagu läks seal ees. Ja Joab oli loomulikult, ta oli ju aastaid ja aastaid olnud väepealik ja ta teadis, kuidas need asjad käivad ja loomulikult ta oli kõige kiirem selles suhtes, mina lähen. Ja tema läks juba oma meestega ja see sulane ütles siis, kogus siis teisi kokku. Aga mis need mehed tegid? Vaatame lihtsalt korraks, et teada saada, kes need inimesed olid, kes nüüd liigusid sinna seda pikripoega nagu kinni võtma. Alguses need juuda mehed, nad ei liigu sealt, nad jäävad sinna vaatama, kuidas see Amasa, ütleme otse, laip on siis seal maas, veri jookseb, sisikond on väljas ja ta kuidagi seal tõmbleb, see ei ole väga ilus vaatepilt, aga kuna nad olid ilmselt ka võitlejad, siis see nagu tõmbas neid ja nad lihtsalt jäid sinna seisma, kuni selle hetkeni see sulane vaatas, et oot, et nad jäävad kõik siia, ruttu kõrvaldas selle elutu keha sinna kõrvale, tõmbas vaiba talle peale, siis need mehed tundub nii, mina saan niimoodi aru, vaatasid, siin ei ole midagi huvitavat enam, lähme Joabi järgi. Ja siis nad läksid sinna, võib-olla siis otsima seda uut võitlust. Et selline, võib-olla mitte liiga sellised austusväärsed või ütleme sellised õilsad aatelised võitlejad. Mitte liiga, jah. Vähemalt siit ma nagu ei näe seda väga. Et pigem see, et kus kätsi saab, lähme vaatame, kas verd valatakse. Või teine on lihtsalt, et segadus tekib, et kui kogu aeg on selline, et keegi tappis kellegi, keegi hüüab kedagi, keegi ütleb, aga tõuseme nende vastu, tekib selline orienteerumises segadus lihtsalt, et sa lõppkogud, et kelle käes nüüd võim on. Et kuidagi see enesekindlus nendel sõjameestel võis ka tegelikult, see moraal võis olla juba nii madalal, et me ei tea, kelle käest me siin peksa saame ja kelle käest me leiba saame. Et alalhoiu. Ja muidugi see valu, millest Taavet võis ennast tunda, kogu selle rahvakannatuse, aga oma perekonna kannatuse pärast ka. Et tõesti see Jumala sõna, mille ta oli öelnud peale Batsebaga kohtumist ja patu langemist, tuli nagu nii eredalt, just see on selle nagu kõige vili siis esile. Ja võib-olla ta tänu sellele kuningas Taavet siis ka natukene nagu astus tagasi, sest ta oli löödud.
ja siis inimene on ka võib-olla selline rohkem nagu vaoshoitud või selline omas mullis natukene rohkem, et ta ei olnud väga kindlakäeline kogu selles olukorras. Ja sinna Joab seda kasutab ära. Ja siit lähebki edasi, et ja siis ta räägibki, Piibel räägib meile sellest, mida siis samal ajal Seba pikripoeg, mida tema siis tegi, tema ka ei maganud seal kusagil heinakuhjas. Ta jõudis käia läbi kõik Iisraeli suguvõsad. No millega nad käisid? No nad ei lennanud lennukiga sel ajal. Ei sõitnud ka rongiga. Seal oli võib-olla eesel, võib-olla mõni hobune, mingi vanker on ju. Et ta jõudis selle ajaga tegelikult käia kogu selle tema maa läbi. Oli proaktiivne. Kui Taavet oli enam-vähem, et Jumal kõik tuleb. Kui ma vaatan Taaveti palveid, kas või laulude raamatus, eks ole, või et siis ta ütlebki, et ma tean, see on minu karistus, las nendel asjadel teatud mõttes sündida, et ma lasen Jumala nii-öelda täringul veereda. Samal ajal pikripoeg, kes on siis nagu see meeletu, kes on väe jaoks väljas, teeb iga minut, kogu aeg kannab nii-öelda vilja oma selles kurjuses. Ja. Aga ma nagu loen küll välja siit, et lõpus tundub, et kui ta põgenes sinna sellesse linna nüüd, et siis just nagu tal tegelikult tundub, et tal ei olnud enam neid vägesid, vaid ta oli nüüd juba nagu põgenik leidmas siis varjupaika seal selles, et võimalik, et ta kaotas selle oma toetuse sellel teekonnal või midagi seal siis pidi olema, et ta lõpuks pidi ennast ära peitma seal linnas. Ja ega ta seal Iisraeli suguvõsade vahel või suguharude vahel, ega ta seal ei käinud ka ju lihtsalt, et tere ütlemas, ta ju tahtis koguda neid enda järgi ja poolehoidu. Ja hiljem me näeme, et pikrilased, ehk siis tema lähikond olid küll temaga seal linnas, aga tõenäoliselt mitte väga palju inimesi. Ja ta jõuab sinna linna, mille nimi on Aabel Beet Maaga. Ja see Aabel Beet Maaga ongi see huvitav linn, millest me natukene nagu räägime tegelikult sellest naisest, kes seal elas. Aga see linn oli põhja pool asetses, nii palju kui meil teada on, nagu piirilinn. Ja tõenäoliselt ka üsna korralikult nagu ümbritsetud müüriga, ehk siis selline kindlustatud linn, kuna see oli nagu piiri peal, siis nad pidid ikkagi vist tihti olema nagu valvel, et ühelt või teiselt poolt ei tule nagu keegi siis seda valutama, kas seda maad või linna või ja nii edasi, et seal oli see elu oli üsna niisugune ebakindel aeg-ajalt. Ja sinna, ma tahtsin öelda seda ka, et väga huvitav minu meelest, et Aabel, see linna nimi, Aabel Beet Maaga on natukene teise tähendusega, aga just Aabel, ma leidsin, et tähendab Jumala allikat, karjast ja Jumalaga üksi olemine. Selline hea nimi sellel linnal. Beet Maaga on nagu koja heinamaa. Maaga on nagu siis niitvälja eesti keeles. No ta on Jordani ääres, et selles mõttes ta oli haljas ala. Liibanoni piiri ääres tõenäoliselt seal oli seda. Kaubanduskeskus ka, et seal oli tegelikult ka rikkust ja mitmed keeled. Ja ta oli nagu üks edukas linn, mis pidi ennast kaitsma. Ja ma mõtlen, et kui nad seal olid, see muistne linn, see oli ammu aega olnud. See on nagu alles ehitatud, vaid see oli kaua selles paigas olnud. Sellel linnal oli oma ajalugu. Hiljem me siin näeme ka, et see sama tark naine ütleb, et muiste oligi see, oli nagu harjumus inimestel tulla ja nõu küsida seal. Järelikult seal oli midagi erilist, kas siis need inimesed, ma ei tea, keegi oli osanud sellele linnale panna õige nime, nime pärast nimi võib olla ka väga-väga ilus, aga kui inimesed ei otsi Jumalat, ei käi koos Jumalaga, siis see nimi ei loe ka tegelikult midagi. Nad pidid seal linnas ikkagi olema natuke teistsugused, ehk siis ammutama kuidagi sellest Jumala allikast, seda tarkust, et inimesed vaevusid kaugelt tulema, jällegi seal inimesed ju jala kõndisid, see oli pikk maa, kui mul on vaja nõu. Täna me võtame telefoni lahti, guugeldame, kuidas seal, ma ei tea, kaaraputru teha või mida iganes on ju, või mis see või teine nimi tähendab. Me ei lähe kusagile mingit nõu küsima. Paremal juhul paneme põlved maha, küsime Jumala käest, et seal tundub, et oli selles linnas midagi erilist.
lihtsalt veel väga huvitav võib-olla selline märge, et seda linna on väljakaevamisi on tehtud ja mitmed teadlased on teinud lausa artikleid, väga põnevaid artikleid on ajakirjanduses avaldatud, et nad on leidnud tõesti seal ruume, nõusid igasuguste huvitavate esemetega, mis viitavad sellele, et seal linnas tõesti, seal võidi ka tegelda sellise nagu kas selgelt nägemise või ka sellise tarkuse otsimisega erinevatel viisidel, sest mingisugused luud, loomade hüppeliigese osad, mida on leitud suures koguses, viitavad nagu mingitele sellistele teatud võib-olla kas rituaalidele või kuidas nad võib-olla ka siis taotlesid mingis mõttes kultuuride segunemine, et väga igal juhul see oli selline linn, kus tõenäoliselt oli palju ja religiooni ja kultuuri ja teadmiste otsimist tõenäoliselt selles linnas võis eeldada. Ja, alles hiljuti leiti seal üks väikene keraamiline kujukene mehe peaga. Ja see on selline glasuuritud ja kaunis ja siis nüüd mõistatakse, et milline kuningas see seal on paar teooriat. Aga et ta on arheoloogiline piirkond praegult, et lihtsalt uurida ja avastada nagu kuidas inimesed elasid. Kuna see on kultuuride selline segunemise paik ka, siis õpivad nagu väga palju. Nii et hästi aktiivne töö käib seal praegult, see on põnev. Aga ma tahtsin selle salmi kohta nüüd, millele sa viitasid ja võib-olla me peaks tegelikult täitma, et mis vahepeal toimus ennem kui öeldi, ennem kui see naine ütleb nüüd selle lause. Võib-olla teemegi seda, räägime sellest kõigepealt, mida Joab tegi seal müüri ümber ja siis ma jõuan selle kohani välja. Tahad, et mina räägin? Jaa. Ja nad kõik siis jõudsidki sinna tõenäoliselt see pikripoeg esimesena juba ta oli ennast sinna nagu linna sisse saanud kuidagi. Iseenesest ka põnev see, et teda lasti sinna, keegi nagu ei uurinud, et kes sa selline oled, miks sa siia tuled selle kambaga, kas sa oled rahutooja, mis su plaanid on, ei tea, kuidas see sel ajal täpselt oli, igatahes ta sinna sisse sai ja kui Joab sinna jõudis, võib-olla nad jõudsid ka niimoodi, et mõõka oli püsti, et siis vaadati ruttu, et väravad kinni. Igatahes sel hetkel nemad, Joabi jõuk enam sinna sisse ei saanud, nemad jäid väljastpoole müüri ja siis hakkasid sinna linna vastu siis seda piiramisvalli kuhjama, ehk seda linna vallutada. Ja ei toimunud, vähemasti piiblis me siin ei loe kusagil, et oleks toimunud mingisugune selline, et kas me saame kellegiga rääkida, et me oleme siin kuniga, mitte küll otsesel käsul, aga ütleme peaaegu, et tundub, et siia linna on sisenenud ohtlik mässa ja tuleb veel üks Eesti film sellega meelde. et kuidas me saaksime nagu teda nagu kätte, et see on ikkagi kuninga vastu, et see on suur asi, on ju. Ei ole lihtsalt mingi, et mul, ma ei tea, naabrimees lasi oma sead mulle on ju rukkisse, et mul on siin mingi asi ajada, vaid need olid suured asjad. Aga me ei näe, et nad oleks, et Joab oleks seda teinud. Nad läksid nagu kuidagi sinna ja kohe tundub, et nad olid kohe valmis seda linna nagu maatasa tegema. Et see selline ülevoolav nagu kurjus. Et ma nagu ei lepi sellega, et isegi, et see üks mees saab selle karistuse, vaid et nüüd peab nagu kõik maatasa saama. Et seda on nagu siin nagu näha selles olukorras kahjuks. Nagu kired oleksid muudku köetud ja köetud ja sellel hetkel on tegemist enda suguharu linnaga, et see ei olnud ju võõras linn, et see oli tegelikult osa Iisraelist ja et sa lähed nagu lihtsalt mõõk väljas ja võtame kõik maha. Ja see linnarahvas ei olnud ju midagi teinud ja nad võib-olla ei teadnudki üldse veel sellest, on ju, võib-olla keegi seal oli kuulnud, et et tulge ka meiega, et me lähme nagu Taaveti vastu või teeme oma kuningriigi, aga võib-olla kõik ei olnudki kuulnud. Ma ei tea midagi, ma siin pesen pesu, on ju, küpsetan kooki siin kodus, on ju, ja siis mul on ju sõda ukse taga. Ja see muidugi iidsetel aegadel või vanadel aegadel see sündis kogu aeg, et seal on tegelikult, kui sa lähed vaenlase linna, siis sa võtad ta maha. Isegi vaenlastele pidi tegelikult rahu pakkuma. Et see on huvitav, eks ole ju, et tõepoolest sa ütled, Joab läks oma suguharu linna ja hakkab valli ehitama ilma, et oleks kõnetanud kedagi, sest isegi seaduseraamat ütleb, et vaenlase linnale sa pead
rahu pakkuma. Et need kired olid tõepoolest lihtsalt täiesti üle võtnud ja ebaõiglus või see veremaitse isegi. Ja veremaitse, mul tundub selline ka tunne, et sellel on, et ma näitan ära, et kõik peavad mind kartma, et võib-olla see seeme juba algaski sellest, kuidas Joab võttis endale võimu. Verevalamine hakkas ja see kogu aeg keris ja keris ja keris. Ja tundub et nii nagu headus kerib, ta läheb alati suuremaks, nii samamoodi kurjus, et kui sa nagu natuke lähed, hakkad sellega kaasa minema, et siis see nagu lumepallina nagu aga võis ju ka olla, et Joab arvas, et ta seisab püha tõe eest, ta seisab nagu kuninga eest, ta aitab, et vahel see nii-öelda püha tõe eest võitlemine pimestab meid täiesti ja me läheme nagu üle laipade, et ta ise võis arvata ju, et ta on ju õige asja eest väljas. Ta ise võib, aga vot nüüd siin tulebki see ja võib-olla me peamegi juba siitmaalt tõmbama natukene paralleeli tänapäeva. Miks see lugu piiblis on? Just. Et kui mul kired tõusevad, et ma võtan maha kõik, kes minuga näiteks ei nõustu või neil ongi patt sees ja tulekski nagu nii-öelda ametlikult ära hävitada. Mul on kuningas, kes on andnud käsu, aga kas tema seda ebaõigsat kohtlemist ka toetaks? Ma usun, et Taavet oli meelt parandanud ja Taavet teadis, et verd rohkem valada ei tule tema kuningriigile kasuks. Ja veel enam, et kui seaduse raamatus on kirjutatud, ma vaatan, kus see meil kirjas on ka, on 5. Moosese 20 on see koht. 10 ja 12, 10 kuni 12. Kui sa jõuad mõne linna ligi, et sõdida selle vastu, siis paku sellele rahu. Sa pead rahu taga nõudma enne. Ja kui ta sinult rahu vastu võtab ja avab sulle väravad, siis olgu kogu rahvas, kes seal leidub, sulle töökohustuslik. See on nüüd vaenlaste suhtes ja teenigu sind. Aga kui ta ei tee sinuga rahu, vaid valmistab sõjaks, siis piira teda. Tema oli selle vahesammu täiesti vahele jätnud, eks ju. Ja Taavet tõenäoliselt ju ei omanud enam sellist telefonikõne võimalust, et ma võtan su nüüd, tule tagasi ruttu, mul on vaja sind maha istutada ja tõsiselt rääkida. Et Joab oli tõesti selle teatud kirega läinud nüüd üle piiri. Ja meie võime vahel seda teha, on ju. Ja. Eesmärk pühitseb abinõu, kas pühitseb? Kas ta ikka pühitseb, ja. Ja seal oli nagu kõik see oli nagu niimoodi kulmineerunud ja nüüd me hakkame jõudma selle targa naiseni ja ma loen, mulle meeldib piiblit lugeda 16. salmist, aga üks tark naine hüüdis linnast. Kuulge, ütelge ometi Joabile, tule siia, et ma saaksin sinuga rääkida. See on selline huvitav koht, omamoodi põnev ja natukene nagu arusaamatu. Seal on lahingukära, seal ei istuta vaikselt, et ilus selline päevane aeg on ja kõik, on niisugused laisad ja võib-olla kuum ja keegi viitsi midagi teha, see on lahingukära. Ja nüüd see üks naine tol ajal, eriti ei olnud niimoodi, et nüüd naine räägib, kõik kuulavad. Et naine, kui tegi suu lahti, siis pigem öeldi, et kuule, ole vait on ja meil on siin tähtsamad asjad on ja me siin valutame linna. Aga ometigi viidi see sõnum Joabile ja Joab kuulas. Võt see sama verine väejuhataja, see, kes oli juba aetud niimoodi, et ma lähen, võtan kõik maha, jäi äkki kuuletuma. Ja siis ütleb see naine ütleb edasi, ja ta tulebki temale lähemale ja siis küsib naine, kas sa oled Joab? Süüsse küsimuse, on ju? Sul oli hea see tõlgendus sellest, ma ei tea, too see esile. Ja. Eesti keeles ja inglise keeles tegelikult ka, kui sa loed, siis see on enam vähem, et kas sina oledki siis see Joab või? Aga tegelikult Joabi kuulsus ja kogu nüüd kuulujutud tegelikult levisid kiiresti sellel ajal ka. Ja see naine, võib-olla ma ütlen ka, seda nüüd piiblis ei ole ja jälle võtke, kuidas te tahate, aga nii huvitav on, kõik juudi sellised algallikad ütlevad, et ta on patriarh Jaakobi lapselaps, kes on siis Asheri adopteeritud tütar. Et kui piiblis niimoodi, kui nüüd see on tõsi, siis see võib-olla seletab seda, miks sellel naisel oli meelevald öelda, kuulge, kutsuge ta, mul on talle midagi öelda. Ja sellele viitab ka hiljem, kui ta ütleb, sa peaaegu, et hävitad Iisraeli ema. See tähendab, Jumal on pannud läbi suguvõsa tarkuse allikad ja sellised nii-öelda ka vereliinid teatud mõttes, kus on Jumala kartus ja Jumala tundmine sees. Ja sina, Joab, kas tõesti sina, meie sugumees, tuled selle linna vastu selliselt, et tegelikult selles on etteheide. Sa oled ju Joab, miks sa niimoodi käitud?
ja tema, kas ta nüüd sai sellest küsimusest niimoodi aru, ma ei tea, aga ta vastab, olen. Võib-olla ta mõtles niimoodi ka, et nagu mina alguses siin mõtlesin, et naine, sa kutsusid Joabi, sulle tuleb see inimene sinu silme ette ja nüüd sa küsid, kas sina oled Joab. No ja siis ta vastab, jaa, ma olen, on ju, no mida sa tahad minust, ometigi on ju. No, tunnista, et sa oled Joab, et sa oled päriselt Iisraeli mees. Jah, ma olen, see on tema ütleb niimoodi. Ja siis ütles naine temale, kuule oma ümardaja kõnet. Nüüd tegelikult alles see naine nagu alandab ennast. Tunnistab, sina oled väejuhataja, noh, ütleme, no ei olnud, aga siiski sa tulid nende vägedega justkui nagu kuninga käsul ja mina olen sinu ümardaja, ma olen alam. Ja ometigi ta räägib ja ometigi Joab kuulab. Miks? Mõtleme. Miks? Mina ise arvan, ka ei ole siin kusagil kirjas, aga ma arvan, et ta läheb Jumala jõus, see naine, ei Jumala väes, ei Jumala tarkuses. Vastasel juhul, kui ei ole Jumalalt meelevalda või mandaati, see tee tol ajal eriti ei meeste maailmas lihtsalt tavalise mehega, ammugi mitte selle verejanulise mõõgatõmbajaga, kellel oli pooleli praegu just see müüri lammutamine. Tal oli pooleli see, et teda sealt ära tõmmata. Aga ta kuulas ja ütleb see naine edasi. Muista oli viisiks ütelda, küsitagu Aabelist nõu ja nõnda ka tehti. Mina olen rahulikem ja ustavaim Iisraelis, sina aga püüad hävitada linna, mis on Iisraelis emaks, mis pärast sa tahad neelata Jehova pärisosa. Seal on kaalukaussidel kaks erinevat, rahulikem ja ustavaim. Ja teisel pool on see, kes tahab neelata ja hävitada. Ja ta pani selle kandikul Joabi ette, selle sama meelevallaga, ma usun, taevast. Ja nüüd see sama mees, kellel oli plaan, äkki taganeb. Ja ütleb niimoodi, jäägu see tõesti minust kaugele. Ta nagu oleks nagu vastu pead saanud, keegi oleks nagu koputanud korraks, et oota, ärka ülesse. Oota, tõepoolest. See küll mõte ei ole. See vist jaa. Asi ei olegi nõnda. Ütleb, tegelikult ma ei tulnudki seda linna siin hävitama. Omal on juba pool müüri on juba lammutatud. Aga ta nagu ärkab unest ülesse. Praegu see minust kaugel, et ma neelaksin või hävitaksin. Ja see asi pöördub teistmoodi. Ja lõpuks aeg siin jookseb otsa meil juba ja nad lepivad kokku, et olgu, me tahame ainult seda ühte meest, kes on mässuline kuninga vastu. Ja see naine ütleb, et viskame ta pea üle selle müüri, et tegelikult nad isegi ei anna seda meestele välja, vaid nad teevad ise temaga nagu selle kohtumõistmise ja viskavad selle pea üle müüri. Joab on sellega nõus ja mis mulle meeldis siin nüüd veel, see tohutult hea lause on siin, nii kus see on. Naine läks, võt ei näe seda praegu, siis 22, siis läks naine oma tarkusega, oma Jumalaga kõige rahva juurde ja rahvas ka kuulas. Ja need samad pikrilased olid ka nõus sellega, nad ka mõtlesid, tegelikult meil ei meeldigi see seba, ta on alati siuke jonnakas või õel olnud, meil ei meeldigi, võtkegi ta pea ära. No nagu utreerin natukene, aga tõepoolest, me tegelikult tahamegi rahu kõik olid kohe nõus selle asjaga ja see asi lõpetatigi ära, Joab puhus sarve, nad läksid ära sealt linna juurest, mässaja oli surnud, asi oli lõpetatud. Ja oli kõik. Ja niimoodi lahendati see olukord. Jumal tuli sisse, mina ütleks nii. Absoluutselt. Naise häälega, kes ütles, et ma olen sinu sulane. Selles on ka võti. Mina mõtlen, et kuidas sa suhtud. Et mitte sa ei ütle, mina olen võimas, mina tulen ja ütlen sulle, vaata, Jumala sõna on selline, miks sa mind ei kuula. Kas sa ei ole lugenud? Vaid ta ütleb, kuula oma sulast. Kas ei ole nii, et sa peaksid arutama? Sest üks võime nüüd, vaadake, meil on inglise keeles, eesti keeles, me oleme lisanud kirjavahemärke, komasid, punkte, jutumärke, lause algusi ja nii edasi, nii et tegelikult heebrea keel on hästi mitmetahuline. Ja üks võimalus, kuidas seda naise sellist pöördumist ka tõlkida, ongi just see, et Ahabis on öeldud või Ahabi kohta on ju öeldud, et kui sa tuled teda ründama, et siis sa pead ennem ka nendelt küsima, kas nad tahavad rahu või mitte. Et kogu aeg see seadusele viitamine käib, eks ju. Ja nagu sa ütlesid, Jumala vaim tuli niimoodi kohale, et Joab ärkas ja tuli nagu mõistusele, nagu poeg oleks uuesti üles ärganud, et oota.
ma ju teenin tegelikult Jumalat. Taavet on ainult kuningas, kellele ma allun, kuna ma tean, et see on Jumala pandud kuningas. Et kuidagi su silmad avanevad, et see ei ole minu sõda, vaid ma olen tõesti Taaveti väeülem ja kõige kõrgema Jumala sulane ja ma ei saa minna, nagu me ütlesime, vahendeid valimata, et tuua mingisugune mulle meeldiv tulemus esile. Ja. Mulle üks asi jäi vahepeal mainimata, et see naine nüüd, kes oli ennast andnud Jumala teenistusse, ta oli nagu üksinda, sel hetkel oli nagu inimlikus mõttes, ta oli üksinda. Tõenäoliselt ta teadis, et Jumal on minuga. Ta teadis, et nüüd ma pean tõusma sealt üles sellest kohast. Muidu Jumal küsib mu käest, no kui elame või sureme, aga ühel hetkel ma olen Jumala ees, ta küsib, aga mis sa tegid? Et meil kõigil ilmselt on selliseid olukordi, suuremad või väiksemad, kus me teame, Jumal on öelnud, nüüd sa pead üles tõusma, võtma selle positsiooni, mis mina olen taevas sulle andnud. Ja see naine võttis selle ja tegelikult tema ei teadnud, kas pärast seda, ta võib-olla jõuab ainult hüüda, kuulge, kui tal juba, mis iganes on, lõpetatakse tema eluküünal. Ta ei teadnud seda, mis temast saab. Palju ta saab üldse selle linna heaks teha, aga ta oli nõus minema välja, lihtsalt see julgus, ma usun ka, see tuli Jumala käest ja mitte võib-olla ka see julgus, et ma suudan kõik nagu maha lüüa, mis võib-olla oli Joabil mingil hetkel rohkem, siis temal oli see kindlus oma Jumalas, et kui ma lähen koos sinuga, ma teen seda, mis mina suudan. Ma lihtsalt kõnnin sinna üles, teen oma suu lahti ja hüüan ja sina lased siis sellele kas korda minna või nii, nagu sina seda tahad. Just. Mulle meenutas see lugu tegelikult ka seda, kui üks nendest Sanhedrini, nende juudi kohtunikest ütles, et parem on, kui üks sureb, kui et kogu rahvas nagu läheb segadusse, et see sama tarkus, mis tuli ja mis on tegelikult Jumala poolt pannud, et Jumala poeg peab surema selle jaoks, et meie kõik ei häviks, et meie kõik ei sureks, et meile kõikidele verelahingut ei tuleks. Ta võttis nagu selle löögi enda peale, et see naise, siin on täpselt see sama. Kui me saame sellest ühest patusest, ühest kurjast ja loomulikult Jeesus oli täiesti patuta, suri meie eest. Aga et kui me saame sellest pikrist endi keskel lahti, siis me ei hävi. Et see sama suhtumine võiks nagu patu suhtes olla meie elus ka. Viskan välja, võtan pea maha. Parem on minna ilma käeta või ilma jalata Jumala riiki, kui see, et ma hoian midagi ja lõpuks häving täiega. Väga hea mõte ja aitäh Külvi sulle selle lõpu mõtte eest, ehk siis me saame aru, et see ei olnud lihtsalt mingi poliitiline sündmus, vaid vaimselt või vaimulikult väga tõsine narratiiv ja hoiatus meile, et kui oluline on Jumala kartlik suhtumine, juhtimine, kui oluline on see tarkus, et meil ei oleks seda lõhestumist Kristuse ihus, et meil oleks tarkust lahendada konflikte, otsida seda Jumala lahendust, Jumala plaanide võidukäiku inimeste mässu üle, et me usaldaksime Jumalat, jääksime kindlaks, teades, et Jumala suveräänsus võidab igasuguse vastuseisu. Et sellised märksõnad oleksid võib-olla kokkuvõtvalt selle loo üle ja nagu näha, see kontekst täna rajas kogu selle põhjani, et meil kulus palju aega rääkimaks meeste veristest tegudest, aga me jõudsime selle targa naiseni ka ja nii hea, Kristel, et sa olid valmis jagama kõike, mida Jumala vaim sulle ilmutas. Aitäh veel kord, et sa tulid ja nagu ma ütlesin, meil on suur rõõm sind mõnes tulevases saates taas kohata, kui sa veel oled valmis. Aitäh ja aitäh sulle, Külvi, samuti, et sa jagasid. Mul on nii hea meel teiega koos olla ning televaatajatele ütleme, et vaadake meid jälle, jälgige meid ja loodame kohtuda mõnes järgmises saates. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!